Minu jaoks on jõulud selline aeg, kus tulevad kõik kokku. Mul on suur maja ja mul on kõige suurem perekond meie suguvõsas, et siis me saame kõik kokku ja see ongi minu jaoks selline jõulude tähendus, et mitte need kingitused, mitte see, et sul peab see seapraad olema, see käib selle asja juurde, aga just see kokkusaamine, et kõik tulevad kokku, et leitakse see aeg. Kui sa ei saa kinkida või sul ei ole võimalik kinkida inimesele seda, mida tal vaja on või mis on nagu temalik või mida ta tahab, siis parem seda kingitust mitte teha, et siis on mõttekam kinkida, ma ei tea, oma aega või viia see inimene kusagile sööma. Nagu ise mõtlen hästi läbi need kingitused, mis just nagu selle inimesega haakub või kas või kui see on ise tehtud, aga nagu sulle mõeldes, sellised kingitused mulle meeldivad ja neid ma tahan ise ka teha. Ma olen terve elu lugenud kaarte. See on meil vereliini pidi emapoolses suguvõsas. Mitte keegi ei pääse sellest, ükski naine. Ja kui ma 1,5 aastat tagasi hakkasin tegema oma kodulehel taroskoopi, siis see osutus nii populaarseks, et kui ma selle üles panen nädala taroskoobi, siis seal on päevas 15 000 lugejat vähemalt. Ja nii on see 1,5 aastat olnud. Ja kui ma suvel mõtlesin, et ma tahaks jälle mõnda raamatut kirjutada, siis see on minu 3. raamat, siis ma ei leidnud nagu seda teemat, millest ma kirjutan. Ja järsku ühel hetkel ma mõtlesin, et issand, kui see taroskoop on nii populaarne, et ma proovin teha siis nagu selle taroskoobi aasta peale. Et igale tähemärgile siis kõik 12 kuud, seal on hoiatused, mida ei tasu teha, on nõuanded, mida võib teha sellel ajal, et kas sul on mõtet suurte rahadega tegeleda või mitte, kas sul on mõtet üldse, ma ei tea, kaaslast otsida või mitte. See on nagu märkmik, mida võib aasta aega kotis kaasas kanda. Minu jõulusoov inimestel oleks võib-olla kõige rohkem see, et inimesed kuulaksid iseennast. Inimesed selle kiire tempoga hästi palju rabelevad ja jooksevad natuke nagu tühja, et kogu aeg on see tunne, et äkki ma jään hiljaks kuhugi või äkki ma jään ilma millestki või jään maha millestki. Ilma jääd siis, kui sa iseennast ei usalda ja ei kuula. Et kui ikka esimene mõte peas ütleb nii, siis kuula seda mõtet.